tervist! Järgmine sõna on niisugune, et ma ei ole kindel, kas seda siin sõnaraamatus on. Kullitelu. Kulli on tõepoolest see asi, millega jätkatakse sugu, millega mees seda teeb. Võtke teadmiseks, kes ei teadnud. Kulli. Aga Eesti kulliga mina erilist seost enam ei näe, sellepärast et nad häälduvad nii teistmoodi. Kirjapilt on teine asi. Kullitelu. See tähendab seda, kui... Sest teine sõna on darling. On soome keeles kulta. 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 Darling. Ehk kullake eesti keeles. Või nagu Andrus Ansip peaministrina või Riigikogus igal juhul ütles kulla Urve Palole. Siis see, et ta ütles niimoodi kulla Urve, ma ei võta praegu seisukohta, kas see on hea või halb, õige või vale, šovinistlik või mitte. Ma kirjeldan olukorda ainult. Siis Soome mõistes on, kui ta oleks öelnud seda Soomes parlamendis mõnele naisele, Urve Kulda, Marja Kulda, Tiina Kulda, siis oleks see, mida ta teeb, see tegevus olekski olnud kullitelu. Ehk tema ütleb teise inimese kohta kulda. Kullitelu. Kuulu. Kus ta nüüd on? Kulkuuset. Noh, kus sa oled? Ta on siin. Kulli. Ei ole. Jälle pean ma täiendama seda. Ei ole ja on ainult kulli, türa, munn. Keeletunnis me kasutame selliseid sõnu, kui meil on vaja selgitada sõnade tähendust. Kullitelu, kullidella on tegusõna. Siiski, mis ühest küljest ongi sõnast kulda, ütled kulda, see on kullitelu. Aga samas kuna türa on kulli, siis selles tüves on ka kullitelu. Ja sellepärast kullitelu tähendabki seda, kui mees, kellel on türa, ütleb naistele pidevalt kullanaised, no kullanaised. Kui ma nüüd ausalt ütlen, on see muidugi üks häbiväärne lugu. Kui ma oleksin olnud Andrus Ansipi nõunik, ma oleks kindlasti öelnud talle, ära ütle nii. Aastal 2020 või 2019 või 2018 või millal see juhtuski, juhtus see ikkagi tänapäeval. Ja Eestis. No ma ei tahaks sellist asja näha. Ega kuulda. Aga kui te nüüd arvate, sellepärast ma pean Andrus Ansipist lugu, ma ei tahaks ta kuulda tema suust. Aga nähtus on Soomes olemas siiamaani. Kuulge, kullanaised, mis te nüüd närveerite?
Onu Heinodest hulga hullemaid elajaid on Soome ühiskonnas. Aga avalikult öelda kulla Sanna peaministrile praegu oleks Soomes poliitiline enesetapp. Vot Sanna ongi peaminister, kui me mõtleme Sanna Marini peale. Vat. Aga kuskil MTÜ-de koosolekutel, kuskil väikestes valdades, kuskil linnavolikogudes ja kohtades, kus telekaamerat ei ole, kus keegi midagi ei filmi või õigupoolest siis niimoodi ei filmi. Seda ikka juhtub. Ja sellepärast paljud inimesed kannatavad. Ja minul mehena on häbi, et selliseid mehi kõnnib meil ikka planeedil nimega Maa. Vot. Kahju, et selline sõna on olemas. Ma pidin olema erapooletu, kui ma hakkasin sellest rääkima. Keeleõppes peaks kogu aeg olema erapooletu. Aga kui sa pead rääkima, kes on Hitler, sa ei saa ju rääkida seda erapooletult. No ei saa. Ei saa. Samamoodi ei saa rääkida ka sellest, mis asi on kullitelu. Kulla. Nii on lood.